Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas, on teisipäev, kell on mõni minut üle 1 ning loomulikult on sel ajal eetris Krimiraadio. Saadet on juhtimas ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on ka ekspert Andres Anvelt, endine tipp-politseinik, poliitik ja kirjamees, kes tänasel päeval ajab oma eraäri. Ja tänase saate teises pooles võtame fookusesse siis kuriteod kübersfääris. Konkreetsemalt räägime üha jõulisemalt pead tõstvast kuriteoliigist ehk siis arvepettustest, kes ja kuidas seda korraldab, kes on üldjuhul ohvrid ning mida petiste tõrjeks teha. Neile küsimustele saate teises osas vastab Riigi Infosüsteemi Ameti ennetusjuht Kaisa Vooremäe. Aga kõigepealt räägime narkokuritegevusest Virumaal. Seda mitmekihilist maailma aitab meil avada otse Jõhvis saatesse saabunud Ida prefektuuri kriminaalbüroo juht Rainet Juuse. Tere tulemast Krimiraadiosse. Tere päevast. Rainet Juuse, kui sobib, teeme tänasele saatele veidi võib ka öelda naljaka sissejuhatuse. Muidugi kui naljakas narkootikum on, aga kui Donald Trump Ameerika presidendiks valiti, siis meenutati meil hoolega lugu, kuidas Narvas avastati ühe pealtnäha korraliku pereisa garaažist siis Trumpi kujutisega narkoainete ladu. Sellest kogusest saanuks laksu pool Eestit. Kas te mäletate seda lugu ja millega oli tegemist? Ja mäletan väga hästi, see on nii-öelda veel minu ajal toime pandud kuritegu, meie inimesed seda uurisid ja tõepoolest seal ainekogused olid meie jaoks ikkagi kolossaalsed, mida me Ida prefektuuris polnud varem näinud menetluste vaates. Ja võib-olla kuidas see pihta hakkas pihta selles mõttes väga lihtsalt, et ükskord me nägime nii-öelda tänavatel seda, et meie tarvitajad on üle külvatud ekstasi tablettidega. Sisuliselt iga kurjategija, kelle kinni pidasime, tema valdusest me ekstasi tableti leidsime. Meie jaoks oli see selge signaal, et mingi anomaalia on meil regioonis toimumas. Hakkasime lähemalt vaatama ja niisuguse pikapingelise töö tulemusena sinna me välja jõudsime. Aga millega tegu oli? Mis ainega ja kas tõesti siis... Ekstasi. Ja ekstasi, aga miks just Trumpi kujutis seal peal või mida see näitas seal peal? Ja see Trumpi kujutis, ma arvan, et see ei ole Trumpiga kuidagi seotud. Ekstasi tabletid on väga erinevate kujutustega. See on dollarimärgid, Nike märgid, Teslad, mida iganes jänese peaga, ma arvan, et kümneid või sadu erinevaid, mis nendel valmistajatel, mis tuju või mis inspiratsioon praegu peal on, et täpselt nii tehakse. Mingil hetkel tundus, et Trump töötab narkotulur hästi, see bränd, et siis on parem müüa. Aga kelle kaup see oli? Nii palju, kui ma olen aru saanud, siis see garaaž, kus need kogused leiti, kuulus ühele pealt näha korralikule pereisale, tema oli siis justkui see laomees, aga kelle kaup oli? Kes seda kaupa liigutas seal? Kaup on või oli siis kohalik kurjategijate oma. Ma täpsemalt sinna praegu minna ei saa. Ma loodan, et vähemalt praegu mul on info selline, et detsembrikuu jooksul võiks esimese astme kohtuotsus tulla. Selle juhtumi kohta eest? Ühesõnaga, see on üks osa suuremast meie menetlusest ja sinna ma praegu minna ei saa. Võib-olla juba mingi aja pärast saab täpsemalt rääkida. Igal juhul need Trumpi kujutisi, kas need on hiljem ka turul liikunud? On ta nii palju menukas bränd narkoturul või siiski oli see ühekordne selline avastus? Praegu ei ole trehvanud. Ei taha midagi ära sõnuda, et Trump valiti uuesti presidendiks, aga ma arvan, et on ikkagi selline ikkagi juhus. Andres, räägime varasematest aegadest. Kas Narva on ka varasematel aegadel kuidagi selliste narkoainete transiidilaona silma paistnud? Jaa, võib-olla väike remark eelmise lõigu osas, et pigem võiks olla üle teise presidendi poja nagu. Siis oleks ta rohkem nagu seotud tõesti selle valdkonnaga. Aga sinu küsimusele vastates, siis kui vaadata natuke ajalugu, siis Ida-Virumaa, Narva
on olnud alati natuke teistsugused. Kui me läheme täitsa 90-ndatesse, siis kuna Ida-Virumaa, Kohtla-Järve ja see piirkond eriti olid seotud päris palju, eks ju, siis nende nii-öelda vanglatega või Rummu ja nende tsoonidega, siis võib öelda, et see oli väga palju heroiinisõltlusi, just klassikalisi heroiinisõltlasi. Ja selline moodne läänelik narkootikum tekkis sinna võib-olla 92. poole selles, milleks oli, ma mäletan, roosat värvi amfetamiin. Miks ta roosa oli, seda ma ei oska öelda, aga seda hakati seal peal liigutama. Ka seal olid kindlasti laborid. Narva puhul, kui nüüd natuke hilisemasse aega minna ja vaadata võib-olla 2000 algusesse, siis ka minu jaoks jääb see selline ekstasi teema sealt natuke kaugemaks. Küll nagu me teame, seal hakkas ikkagi selle sajandi alguses, kui hakkas fentanüül levima, juba 10-ndatel, siis see oli üks kant Tallinna kõrval, eks ju, kus oli narkosurmade arv suur, aga sellist, nagu öeldakse, noorte igapäevast lõbunarkootikume pikemas perspektiivis ma ei mäleta. Küll amfetamiin ja opiaadid. Aasta alguses jäi mulle silma uudis, et Ida prefektuuri kriminaalpolitseinikud võtsid Tallinnas kinni kaks keskealist meest, kelle sõiduauto läbiotsimisel leiti siis 240 grammi amfetamiini ja mõlemad mehed on Ida-Virumaa elanikud. Mind hakkas huvitama, et miks te siis pidite siia tulema neid vahistama, et kas nad olid siis just nimelt tüübid, kes käisid Ida-Virumaalt Tallinnasse ained levitamas ja siis jällegi kuskil seal Ida-Virumaal on mingid vahelaod või hulgilaod või? Pigem nad käisid Tallinnast võtma ainet, et Ida-Virumaal liibidi just nimelt, jah. Ja ta, see kinnipidamiskoht on, see on niisugune taktikaline kaalutlus, kuidas sel aja hetkel tundub see kõige õigem, mõistlikum, võib-olla ressursisäästlikum ja kuidas kõige paremini tõendid säilitada, et sel hetkel oli see taktikaline otsus, see ei ole selles mõttes midagi erilist. Aga pigem on nii, et selliste tuntumate narkoainete nii-öelda hulgimüügilaod on pigem Tallinnas ja siit viiakse kaupa laiali üle Eesti, kaasa arvatud siis Virumaale, mitte vastupidi, kuigi vahetevahel on tundunud, et just nimelt seal need köögid asuvad kuskil seal Virumaal endiste tööstushoonete mingite kõrvalruumides, mida seal on palju ja võib-olla mis ei ole nii selgelt seal kõikide silme all. Ma võib-olla üheselt ei paneks Tallinnale mingi narkolao silti külge, selles mõttes, et narkootikumide turg on selles mõttes on heitlik, et ühel hetkel on mingi grupeering või mingitel isikutel on mingi ligipääs, ma ei tea, Kesk-Euroopasse või kuhugile, kust neid nagu aineid Euroopasse tuuakse, on otse ligipääs, mingi aja ta tegutseb, siis kaob kas tema tarnija kaob ära, tema satub vangi, keegi võtab selle turu üle, kes see siis on, kas ta on Lõuna-Eestist, Lääne-Eestist, Ida-Eestist, aga pigem on Tallinn on Eesti mõttes on ikkagi väga suur linn, pool Eestit peaaegu elab siin ja eks neid koondub võib-olla keskmisest rohkem siia, aga otseselt nüüd ma ei saa seda väita, et kõik laud siin kuskil siinkandis nagu paiknevad. Andres, sa tahtsid repliigiga? Võib-olla lisada seda, et Tallinna puhul võib see iseloomukene lihtsalt see, et kuna ajalooliselt, eriti veel siin paarkümmend aastat tagasi, Eestis kujunes Skandinaavias päris oluline transiidimaa just amfetamiini peale, siis selge on see, et Tallinnas on sadam. Aga tootmine, kui vaadata nüüd seda, kui Eestis hakkasid tekkima narkolaborid, siis nendel olid iseloomulikud just sellised Kesk-Eesti ja võib-olla Lõuna-Eestile iseloomulikud eraldatud talud, mitte tootmishooned, kus sai siis rahulikult märkamatult juurde minna, kus oli vähe silmapaare ja kus sai see tootmise püsti panna. Nii et ma asjata süüdistasin siin Ida-Virumaad ja tema need mahajäetud tööstushooned. Ma enne pausile minekut küsin veel üle. Jällegi üks uudis ütles, et Ida-Virumaal on järjest enam ja enam tabatud roolis narkojoobes juhte. Millega seda seletada? Mis olukorrad need on tavaliselt? Kas need on hommikule tööle minnes endale kokaiini laksu sisse võtnud inimesed või on need õhtused pidutsejad või kes need on ja mida nad tavaliselt siis võtnud on? Selles mõttes narkojoobes juhi tabamine on puhtalt politsei aktiivsus, politseitöö. Ida prefektuuri
üks prioriteete on see aasta, oli ja tuleb ka järgmine aasta narkojoobes juhid. Kui näiteks 2023 oli Ida-prefektuuris kinni võetud 37 või kahtlusega, siis see aasta on juba 141, mis on üle 100 rohkem. Ja see näitab meie aktiivsust just selles mõttes, et meie põhirõhk on narkopakkumise vähendamisel ja üks viis seda teha on rohkem rõhku panna narkojoobes juhtidele. Narkojoobes juht ilmselt arvab, et teda roolist kätte on üsna keeruline saada, sellepärast alkomeetrisse ei puhuta, välised tunnused, pärast meditsiiniline ekspertiis, aga me koolitame enda inimesi, esmareageerijaid selle nimel järjest rohkem, et nad tunneksid ära ja tegeleksime ka selle valdkonna ja narkojoobes juht ei ole vähem ohtlik liikluses, kui on alkoholijoobes juht. See on täitsa selge, aga igal juhul teeme siin väikese pausi, et pärast selle sama jutuga edasi minna. Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on ka püsiekspert Andres Anvelt ning saatekülaline Ida-prefektuuri kriminaalbüroo juht Rainet Juuse ning saate esimese poole teemaks on narkokuritegevus Virumaal. Ma jällegi pöördun tagasi saate valmistudes silma jäänud uudistele ja uudiste juurde ja mulle jäi silma lugu, kus te olete Ida-Virus tabanud diilereid karfentanüüli ja muude väga raskete sünteetiliste opioididega. Öelge, kuidas on lood teie kandis niinimetatud nitaseenidega, mis teatavasti siin Tallinna kandis väga jõuliselt sõltlasi murrab. Meil sel aastal on jälle üsnagi rekordiline surmajuhtumite arv. Kuidas Ida-Virus ja Virumaal tervikuna lood on selle ainega? No, võib-olla paha öelda, aga ainet jätkub selles mõttes nagu kahjuks, et aasta alguses veebruaris meil oli meie vaata selle päris arvestatav tabamus, circa 400 grammi, üle 400 grammi nitaseene me ära võtsime, nüüd aasta peale on veel juurde tulnud, ma arvan, et pool kilo me saame kokku. Arvestades seda, et 1 grammist on 40–60 annust, siis see pool kilo on kolossaalne kogus ja meil Jõhvi Kohtla-Järve kandis seda tõepoolest tarvitatakse, et mujal regioonides omad eripärad, aga on probleem muidugi. Surmade vaates Ida-prefektuuriumi territooriumi see aasta 11 võib tunduda, et pole hullu midagi, aga 11 inimest on surnud tegelikult ilma asjata, et seda on palju igal juhul. Ja võib arvata, et see nitaseen tuleb samamoodi siis kuskilt ikkagi siit Tallinna poolt või? No need teekonnad on jällegi erinevad. Kellel kus kontaktid on, täna võidakse tuua Tallinnast, homme tulevad Tallinna inimesed, tulevad meie piirkonda, kellel seda ainet on, et neil on omavahel suhtlevad ja omavahel leiavad üles. Et nitaseen on selline aine, mida koha peal ei valmistata, see tuleb tõenäoliselt, mida me teame. Ikkagi Läti kaudu kuidagi viimasel ajal olema tähele pannud. Läti jääb tee peale. Samamoodi jääb Leedu tee peale, et me ei saa siin silti külge panna. Tuleb ta sadamate kaudu, tuleb Euroopasse, kus sadamate sisse tuleb, sealt laiali argneb ja nii ta paraku on. Teie kolleeg Dmitri Kabanov rääkis mulle suvel Virumaa linnade eripäradest, et kui just nimelt Kohtla-Järvel olid valdavad või silmatorkavalt palju just nende nitaseenide ja muude sünteetiliste opioidide tarvitajaid ja ka amfetamiini tarvitajaid, siis näiteks Narvas oli ka nitaseenide tarvitajaid, aga seal millegipärast mingil hetkel hakkas silma sünteetiline katioon alfa PVP nimeline mõnuaine, kui nii võib öelda. Ja jällegi viimasel ajal on Narvas kasvanud amfetamiini tarvitamine, et just kui lähestikku asuvad linnad, aga ometi on seal midagi erinevat. Lisades siia veel näiteks Sillamäe, kus erinevalt teisest 2 linnast on rohkem kokaiini tarvitajaid, et kas see tõesti ongi see pilt isegi Ida-Virumaal sedavõrd kirju ja erinev? No kui võtta reoviuuringuid, siis ma arvan, et see teise kvartali reoviuuring Sillamäel kokaiin oli mingil põhjus anomaalia. 3. kvartal oli Sillamäe nii-öelda oma tavapärase sellise tarvitamisharjumuse juures tagasi, aga tõepoolest meil
jah, Virumaal me võtame kui Virumaad, Ida-Virumaad võime võtta nagu ühtemoodi, aga nagu härra Armelt enne mainis, et Narva on kogu aeg mingis osas erinenud ka ajalooliselt, et olid seal hästi palju heroiinisõrtlaseid, nad leidsid aseaine fentanüüli, fentanüül kadus turult ära seoses keskkriminaalpolitsei suure realiseerimisega siin aastaid tagasi ja siis Narva linn leidis aseaine alfa-PVP näol, mis tuli Venemaalt, küll droonidega, küll autodesse peidetud, küll seda kanget ainet on kerge peita. Sest kogu seda on väiksed. Ja kogu seda on väiksed ja teda on kerge peita. Ja Narva leidis aseaine sellele fentanüülile. Nüüd Kohtla-Järve piirkond ilmselt leidis aseaine endale nitaseenide näol, et nii ta on läinud ja selles mõttes, et turg reguleerib natuke ise ennast, et kellel kus kontaktid on, see aine sinna kohale jõuab. Me peame rääkima ka Rakverest. Andres, kui sa nüüd meenutad, kas sinu ajal, siis kui sina töötasid politseis, oli Rakvere mingilgi moel narkopildis üldse nagu figureeriv linn? No kindlasti ei olnud ta sellisel moel, nagu me praegu oleme uudistes lugenud, eks ju, kus reovee uuringud näitavad sisuliselt elanikkonna kohta vaatavad Eesti liidripositsiooni, aga küll ma julgen seda öelda, et kui Eesti turule 90. keskel tuli selline hästi moodne läänelik, eks ju, siis nagu peeti selleks kokaiini, mis hakkas väga kiiresti levima meil siin avaliku elu tegelaste hulgas ja nii edasi. Ja siis Lääne-Virumaalt olid ka ajalooliselt pärit meil mitmed tuntud linnukad, eesotsas omal ajal Andre Piispeaga, eks ju. Linnukad siis ehk ikkagi allilma tegelased. Allilma tegelased, eks ju, ja nemad võtsid väga kiiresti selle aine omaks endale ja nende ümber siis tekkis selline kildkond, eks ju, ööklubid, kus hakkad seda tarvitama, sest väidan seda, et kokaiin isegi jõudis sellistesse, kuidas ma ütlen, ülemistesse kihtidesse isegi varem kui ekstasi, kui ma nüüd õieti mäletan, ja Lääne-Virumaa jällegi erines, nagu ka Rainetust väga erineb, eks ju, muust Virumaadest, eks ju, et ehk selles mõttes seal on jälle teine tarbimine, teised võib-olla turud, mis siis mõjutavad väga, nii et jah, Rakvere niimoodi pildis muidugi, nagu ta praegu ei ole ikkagi olnud, ma arvan, aastakümneid. Aga mis on see Rakvere fenomen siis? Siin visatakse nalja, et tegemist on ikkagi puhtalt kokaiini pealinnaga ja kust kohast tuleb kõik? On teil mingi vastus sellele? Mul ei ole praegu ühest vastust. Me pingutame selle nimel, kõvasti pingutame. Jah, on erinevad kuulujutud, küll pannakse seda spa kaela, küll pannakse teatri kaela, aga olgem ausad, on spaasid ja teatreid mujas piirkondades ka, on palju suuremaid ja on palju aktiivsemaid ka. Ma selles versiooni liiga tõsiselt ei usuks, aga tõesti probleem on, ma ei saa öelda, et probleemi ei ole. Meie omalt poolt, mida saame teha pakkumisega, nii-öelda lõpptarbijaga või pakkujaga, aga ma arvan, et see probleem on sügavam, probleem on tarbimisharjumus, kust inimene tuleb selle peale või miks ta hakkab üldse tarvitama, et politsei saab teha reageerimisega, näiteks võrreldes eelmise aastaga meil oli 11 narkokuritegu, millega tegelesime, see aasta on juba 34, et Rakveres. Ja Lääne-Viru piirkonnas, et me oma teravikku suuname, oma ressurssi paneme sinna. See mõju ei ole kindlasti kohene ja kas sellel on üldse mõju, jällegi ma ütlesin, me tegeleme selle nii-öelda juba tagajärjega, mitte põhjustega. Andres, sul oli repliik? Väike kiire repliik, et see on lihtsalt võib-olla selline professionaalne kritinism, aga kui vaadata seda, kuidas viimastel aastatel, isegi viimasel 10-15 aastal on Eestis aina rohkem olnud selliseid politsei operatsioone, kus on kuskil sadamates ära võetud kuskil mujal suurtes kogusetes kokaiini ja mida siis ka spetsialist on öelnud, et see kokaiiniturg ei ole Eestis niivõrd võimalik, et see läheb Venemaale, siis ärme unusta seda, et sisuliselt Vene piir on 2 aastat, nüüd täiesti kinni peaaegu 1 aasta, nii et siin võib olla ka tegelikult selle järelturu probleem, et selle realiseerimine võib tõsta ka Eestis. Et see, mis pidi minema sinna, on põrganud tagasi siia turule. Spekulatsioon, aga tuleb lihtsalt vaadata, mis on viimastel aastatel toimunud. Ma olen neid spekulatsioone siin-seal jälginud, et seal Rakvere puhul on räägitud, esiteks, nagu te ka mainisite, et tõepoolest linna külastavad teatri- ja spa-külalised, kellele meeldib sedavõrd palju kokaiini tarbida, et see mõjutab lausa reovee pilti. Teine
moment, mida on räägitud võib-olla rohkemgi, et ikkagi linnas on mõned üksikud, aga siiski päris rajud narkotarbijad, kes siis loovad selle fooni. Ja kolmas jutt, mida ma olen ka kuulnud, et äkki on ikkagi kusagil seal mingisugune ümberlaadimispunkt, kaalumispunkt, mingisugune vaheladu, ja sealt satub reovette mingisugune kogus pidevalt. Kui usutavad või millist varianti teie kõige rohkem ikkagi tõesaks peate? Mina pean tarvitamist. Et ikkagi koha peal on mõned... Tarvitamist kõige tõesemaks. See sisserändav pidutse, teadaolevalt võetakse reovee uuringu proove võetakse kolmapäeval. Ja kui kolmapäeval näitab seda, et 1000 elaniku kohta on keskmiselt 4,2 doosi ära manustatud, 1 grammist on circa 10 doosi, see tähendab Rakvere rahvaarv juurde, see on umbes 6-7 grammi vahel kokaiini ööpäevas ära tarvitatakse Rakveres. Iga päev, Iga päev, jah, see on circa 200 grammi kuus, et jällegi ta võib-olla ei tundu nagu liiga palju, aga ilmselgelt on palju, et reovuuring seda kinnitab ja see ümberpakkimine, ladustamine, kokaiin on nii kallis aine, et seda lihtsalt kanalisatsiooni lasta ei tundu usutav. Kui me laiemalt räägime Virumaa kuritegevusest, siis kas see narkokuritegevus on hetkel see kõige suurem probleem? Kuritegevuse liikidest mõtlete? Jah, sellega seonduv kõik. Ma arvan, et see oleneb vaatevinklist. Maksukuritegu võib tunduda pehme, aga mis meil panganduses toimus, mainekahju kui suur. Jah, iga surm on kahetsusväärne, on see narkosurm, on see liiklussurm, mida iganes koduseinte vahel toime pannud vägivald, ei saa lainata. Ma arvan, et ühte kuriteoliiki esile tõsta teisest, et see on nüüd kõige olulisem. Ma ei paneks neid mingit top 3 ei tekitaks. Aga kui ma küsiksin ressursi jaotamise mõttes, kas see narkokuritegevus on see, kuhu te ikkagi kõige rohkem peate ressurssi kulutama? Kriminaalbüroos on narkoorganiseeritud kuritegude talitus, kelle igapäeva ülesanne on neid kuritegusid lahendada, avastada. Tõsi on, et võtab tohutut ressurssi, narkokuriteo puhul ei kirjutata avaldust. See on selline 99,9% juhtudest on mõlemale poole kasulik äritehing. Üks tahab saada ainet, teine tahab saada raha, toimub tehing, mõlemad pooled on õnnelikud, selles mõttes nagu negatiivselt puudutatud osapooli ei ole. Muidugi ootame vihjeid, hästi palju ootame vihjeid, kui kellelgi on vihjeid, meil on vihjemeilid, ida.narko.vihje@politsei, karanteeni anonüümsuse, kogume infot, paneme pilti kokku, et teraviku õigesse kohta suunata. Muidugi teeme ise ka operatiivtööd, et infot koguda tänavatelt ja niimoodi oma tööd teeme, et sellise õnnestunud suure narkoasja menetlemine ja kohtusse viimine võtab aasta, 2-3, kohtuistung veel 3-4 aastat, et need on pikad protsessid. Aasta hakkab lõppema, mida kokkuvõtteks öelda? Ja mida võib-olla perspektiivi vaadates öelda, nüüd, mis hakkab juhtuma Virumaal just nimelt selles valdkonnas, mis puudutab narkot siis? Ma tahaks oodata, et midagi sellist uut katastroofilist ei tule. Ajalugu näitab, et uus raske opioid sünteetiline tekitab üledoose, tekitab surmasid, kuna on doseerimis sellised vead alguses, et midagi sellist ei tule. Meie omalt poolt anname, et võimalikult vähe oleks narkootikumi tänaval inimestele kättesaadav ja paneks südamele inimestele, et on muid viise meelelahutuseks kui narkootikum. Ida-prefektuuri kriminaalbüroo juht Rainet Juuse, me täname teid saatesse tulemast. Soovime palju edu. Meie aga läheme siit väikesele pausile ja pausilt tulles teeme väikese kannapöörde ja võtame ette hoopis teistsuguse krimiteema. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub ning saadet on endiselt vedamas ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Saate teises osas vahetame, nagu lubatud, teemat.
Riigi Infosüsteemi Amet andis eile hoiatuse nii ettevõtetele kui ka teistele asutustele selle kohta, et levimas on arvepettused. Nimelt on novembris teavitatud Riigi Infosüsteemi Ametit 4 arvepettuse juhtumist Eestis, mille kahju on kokku olnud ligi 300 000 eurot. Et summad on suured ja tegelased aktiivsed, siis võtab Krimi raadiogi selle teema täna ette. Kui kavalad siis ikkagi on meie virtuaalpätid, millised ohud varitsevad ettevõtteid ning kuidas end selle kõige eest kaitsta? Sellest oleme nüüd Krimi raadio stuudiosse rääkima palunud Riigi Infosüsteemi Ameti ennetusjuhi Kaisa Vooremäe. Tere tulemast Krimi raadiosse. Tere. Kaisa Vooremäe, alustame päris algusest ja ma pean vabandama kohe selle lapsiku küsimuse pärast, aga mis asi on täpselt üks klassikaline arvepettus? Klassikaline arvepettus, see ei ole tegelikult mitte midagi uut, see on juba aastaid levinud skeem, aga ta käib lainetena ja see näeb välja umbes nii, et ettevõte või asutus teeb oma tavapärast tööd, tavapärane meilivahetus partnerite või klientidega ja siis ühel hetkel, kui on arvete vahetamine, keegi ei teagi, et neil tegelikult on süsteemis küberkurjategijad ja nemad sellel hetkel vahetavad selle arve ära ja saadavad välja võltsarve. Nüüd, kui ei partner ega klient ei tea ega oska neid ohumärke näha, siis see arve tasutakse ja tegelikult keegi oma raha kätte ei saa, välja arvatud kurjategijad ja sealt tekib üks suur küsimärk, et mis nüüd juhtus. No selle arvepettuste juures on ka kindlasti erinevaid nüansse, erinevaid selles mõttes skeemi osiseid, et no, kui kirjeldada mõnda sellist levinumat, no üks asi, millest ma olen kuulnud, on näiteks tegevjuhi skeem. Mida see näiteks tähendab? No see on natukene teistsugune, see on see, kui tavapäraselt raamatupidaja või personalitöötaja saab tegevjuhi nimelt siis sellise kirja, et kas meil on väga kiiresti vaja mõni makse sooritada, enamasti summas paarkümmend tuhat ja kui see sama töötaja ei tea, et sellised skeemid levivad ja ei oska taaskord ohumärke näha, siis see makse tehakse ära. Kui nüüd mõelda nii, et kas see käib eelkõige ikkagi eriti nende ettevõtete kohta või pihta, kellel on tõesti suured käibed, suured arved nagu liiguvad ühes päevaski ühelt kontolt teisele, et numbrid on suured ja arvete arv on suur, et seal tunnevad need kurjategijad eriti hästi ennast. On see nii? Tegelikult sellist mustrit me näinud ei ole. Mida kurjategijad otsivad? Nad otsivad nõrka kohta, ehk siis kas inimest, kes sisestab oma andmed kuskile ja õngituslehele ja saab meilisüsteemile ligi see kaudu, või nad otsivad turvanõrkuseid. Nüüd, kui ettevõttel sellised nõrgad kohad on, siis nende süsteemi saadakse sisse ja sealt juba vaadatakse, et kas või millal need meilid liiguvad. Nüüd mõne muu ohu puhul, mis ettevõtteid ohustavad, näiteks lunavarajuhtumid, seal vaadatakse küll, et milline majandusaasta aruanne on, palju see käive on ja siis see lunaraha summa küsitakse vastavalt sellele käibele. Kust kohast seda laadi kuritegudega leiba teenivad vennikesed pärit on? Istuvad nad meil siin kuskil kõrvalkorterites või siiski on nad kaugemalt nurgamehed? Võivad olla kaugemalt nurgamehed, võivad istuda kõrvalkorteris, et selline riigipiire see ei tunne, ütleme nii. Aga sageli me oleme ise näinud küll võib-olla mitte konkreetselt selliseid pettusi, aga ehk siis arvepettused, aga kõikvõimalikke muid kuidas on siis väljapressimisi. Mindki on siin mitu korda meie politseiameti juht ja Põhja prefektuuri juht personaalselt ja isiklikult pidanud mingisuguse koletu vägistamisteo eest nagu teada andma ja siis väikese raha eest justkui saaksin selle eest ka pääsu. Ühesõnaga selgelt igas mõttes on näha, et see on mingisugune võltsing ja siin üritatakse mult lihtsalt kuidagi raha välja kaubelda. Need kirjad, kui professionaalsed nüüd need on? Kui äratuntavad nad on? Nad lähevad aina paremaks, kuigi ka siis, kui nad ei olnud nii head, nad ikkagi läksid läbi. Lihtsalt sellepärast, et inimesed võib-olla tollel hetkel ehmatavad, keegi autoriteetne võtab ühendust, tundub selline koletu lugu välja pressimine ja ikkagi ta läks läbi. Aga ta läheb aina paremaks. Uued tehnoloogiad on ju kurjategijate käsutuses ka. Tehisaru on siin kõvasti abiks pättidele. Jah. Aga tuleme nende arvepettuste juurde hetkeks tagasi, sellepärast, et nagu pool tunni sissejuhatuses sai ka viidatud, siis novembris on mitu ettevõtet arvepettustega ikkagi pihta saanud ja nagu ma aru saan, siis me saame paari neist ka tegelikult lähemalt kirjeldada. No ühel juhul sooviti osta Saksamaalt autot, aga autot, ma saan aru, vähemasti selle arve eest ei saadud. No mismoodi see juhtum täpsemalt kulges? No nagu
sa ütlesid, sooviti osta autot ja võeti tegelikult ühendust täiesti ametliku automüügi esindusega. Ja vahetati omavahel ka neid meile, 2 nädalat kestis see suhtlus. Nüüd keegi lihtsalt ei teadnud, et need küberkurjategijad seda suhtlust jälgisid ja saatsid ühel hetkel välja selle valearve. Kahju oli siinkohal circa 60 000 eurot ja see maksti ära ja jäädi seda autot ootama, mida muidugi siis ei tulnud kunagi. Aga kas ametlik või nii-öelda see päris firma, kas tema ei saatnud oma arvet, et ütleme see ostja tõenäoliselt siis mingil hetkel oleks võinud saada ju 2 arvet. Üks juba see, mille ta maksis, see valearve ja siis äkki tuleb ka veel mingi teine arve, mis paneb siis juba tegutsema ja mõtlema, mis siin nüüd toimub. Sellel juhul ei saatnud, sest kurjategijad olid lihtsalt natuke kiiremad, sekkusid varem ja võib-olla jäi ka see müüja siis ootama, et millal ostja vastab, aga vastust ei tulnud ju talle. Loogiline küsimus siin oleks, aga mida oleks pidanud see vaene ostja siis tegema? Ta on nädalaid vestelnud, veendunud, et teisel pool on justkui korralik ja korrektne firma, kellega asju ajada. Kõik on nii nagu peab ja ühtäkki oled sa siis mingi arve otsas, mille puhul on sul ikka esimese hooga väga raske kahtlustada, et siin on pettus. No esimese asjana see, et teadlikkus, et sellised skeemid levivad, et sul see raamatu pidaja, kes iganes seda makset teeb, et ta kontrollib asjad enne üle ja see äratab tähelepanu ja ta konsulteerib võib-olla teistega. Ehk siis need protseduurid on paigas. Ta ei tee seda makset öösel kell 2 üksinda, vaid see räägitakse läbi, see kooskõlastatakse enne ära. Ja kui seal ongi see arve muutus ja see tundub kahtlane, sest kui tihti ühe ettevõtte kontonumber muutub, siis helistad võib-olla üle. Sa ei kirjuta talle, sest see meilivestlus on ju näha ka kurjategijale, vaid sa helistad ja küsid üle, kas see on kõik korrektne, kas me võime selle makse sooritada. Räägid läbi. Aga kui siin oleks tegu nüüd eraisikuga, siis eraisikult sellist tähelepanu on siiski päris palju nõutud. Mitte, et inimesed ei peaks olema tähelepanelikud, seda küll, ja nad võiksid olla teadlikud ja kõik. Aga peab tunnistama, et kõik inimesed ei ole arvespetsid ja ei oska isegi vaadata neid numbreid ja arve mingisuguseid elemente, mida võiks näha. Ja eriti, kui seal toimub mingisugune muudatus, et mis siis teha, et ainult see teadlikkus ongi, et ole ettevaatlik alati ja eraisikute puhul see ongi keeruline. Eraisikute puhul me näeme väga palju teisi skeeme ka, mis toimivad eelmisel nädalal. Selles suhtes kõik õngitsuslehed, eelmine nädal kahjud eraisikutel 3500, 3900, Facebook Marketplace'i pettused, kahjud 10 000, et selles suhtes neid skeeme on palju. Nüüd arvepettuste puhul neid kahju saajaid ongi ju alati 2 poolt. On see, kes küsib selle arve, kelle vestlus võib-olla on kompromiteeritud, kes saab mainekahju ja on see teine pool, kes maksab ja kes saab selle rahalise kahju. Ja nüüd oligi teine skeem, mis ka eelmisel kuul oli, küsiti ära siis, tegelikult oli tavapärane skeem, taaskord arved läksid nii-öelda võltsarvetega vahetati ära, aga sellel juhul kurjategijad astusid ühe ekstra sammu, mida me tihtipeale pole näinud. Nad said selle raha kätte ja nad võltsisid ka maksekorralduse. Kuna tegu oli ühe toote teenuse ostmisega, siis nad saatsid maksekorralduse ja see toode saadetigi välja. Ehk siis need, kes selle tellisid, maksid selle valearve ära, nad justkui pidid teist korda veel maksma, sest toode neile ju saadeti, aga nad ei olnud selle summa ei olnud kunagi sellele tarnijale jõudnud. Ehk siis seda me tihti ei näe, et see võlts maksekorraldus ka tehakse, mingil põhjusel seda tehti, me ei tea miks. Kes nendes juhtumites ikkagi lõpuks süüdi on või ma ei tea, oli, jättes välja selle, et süüdi on muidugi alati loomulikult kurjategija, aga olid siin ka ettevõtted ise jätnud ikkagi mõne olulise turvanüansi võib-olla tegemata? Kõigepealt seda süüdlast võib-olla ei tasu alati otsida, et pigem vaatame, et mis juhtus ja kuidas me tulevikus väldime. Mida jäetakse tihtipeale tegemata, ongi see, et kas on turvanõrkused, mille kaudu siis seda süsteemi kompromiteeritakse, sinna meilisüsteemi sisse saadakse, need jäetakse parandamata, on haavatavad süsteemid. Või teine asi, et need inimesed, need töötajad, nad ikkagi sisestavad andmed, nad kasutavad neid nõrku paroole, era- ja tööelus täpselt samad paroolid ja saadakse siis ettevõtte süsteemi sisse. Ehk siis teadlikkuse tõstmine, see, et sul on tehniliselt kõik korras. Millist eeltööd üks arvepettus kurjategijalt tegelikult eeldab või ikkagi saadataksegi lihtsalt võltsarved selle enda asendatud kontonumbriga välja ja jäädakse siis ootama, et millal raha arvele potsatab. Siin võhikuna ma võiks öelda, et arve peal numbri muutmiseks ei pea eriline IT-geenius olema just.
arvepettus ei ole tegelikult algava kurjategija arsenalis tavaliselt, et pigem on sellised massilised õngitsused või midagi lihtsamat, et arvepettus tahab tegelikult seda, et see inimene, see kurjategija oskab juba ettevõtte süsteemi sisse saada ja ta teeb ka väga sihitud tegevust, ehk ta jälgib seda meilivestlust ja õigel hetkel sekkub. Ehk siis see tõesti ei ole selline võhiku skeem. Et ta istub juba seal nii-öelda mailboxis sees ja jälgib neid välja ja sisse tulevaid kirju ja saab õigel hetkel reageerida, kui siis nagu vaja, eks ole. Just, see on väga sihitud tegevus tegelikult. Ja kui tehakse, siis ma kujutan ette kord ja suurelt, mitte vähehaaval ja palju kordi. Jah, need kahjud on paarkümmend tuhat, aga nüüd eelmine kuu me tõesti nägime ühte juhtu, kus ettevõtte kahju oli pea 180 000 eurot. Aga teeme siin ühe väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi. Stuudiost ei ole kuskile kadunud ega ka küberpättide ohvriks langenud ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Saate teises osas räägimegi kelmiskeemidest internetis, täpsemalt arvepettustest, mille ohvriks eelmisel kuul langes nii mõnigi Eesti ettevõtte ning summad ei ole olnud väikesed. Nimelt 300 000 eurot on õnnestunud osavatel arvepettoritel eestlastelt välja meelitada. Ja seda maailma on meile tutvustamas täna Riigi Infosüsteemide Ameti ennetusjuht Kaisa Vooremäe. Kaisa Vooremäe, öelge palun siiski, kuidas ohvrid leitakse? Kas on mõni eriti tundlik valdkond, ärivaldkond, eluvaldkond, kus on tõenäoliselt rohkem selliseid arvepettureid tegutsemas? Arvepettustega tegelikult sellist mustrit me ei näe, et oleks väga konkreetne sektor näiteks või kuidagi, et ikkagi erinevatest sektoritest. Ühine nimetaja on see, et seal on olnud näiteks mõni turvanõrkus, mis on jäetud paikamata, või siis tõesti inimene ikkagi on õngitsuse teel, on sinna süsteemi sisse saadud. Aga kuidas nad teavad, et on turvanõrkus kuskil süsteemis? No tihtipeale turvanõrkused on ikkagi avalikult teada. Kui on nüüd ettevõtte jätnud need paikamata ja tegelikult ka RIA meie intsidentide osakond annab teada vahel, et teil on näiteks veebilehel turvanõrkus, palun parandage ära. Millegipärast ettevõtted jätavad selle tegemata ja neid turvanõrkuseid kasutatakse väga kiiresti tänapäeval ära. Kas küsimus on oskustes, rahas, tahtmises, miks nad tegemata jäävad need parandused? Ma arvan kõik need, mis te nimetasite, et need võivad olla oskused, need on vahel see, et see ei ole kellegi ülesanne, sest need mingid tarkvarad, mingid programmid, küll nad ju töötavad. Et sa ei ole seda lihtsalt kellelegi siis andnud teha. Vahel on see raha taga. Lihtsalt ettevõte tegeleb oma tegevusalaga ja see küberturvalisus, see uuendamine, see on mingi muu maailm, ei puuduta meid. No kui ei ole olemas sellist kindlat valdkonda, siis kas te olete mingit seaduspära täheldanud, et just mingil kindlal ajahetkel hakkavad kuidagi intensiivistuma need arvepettused siis kas või ka muud igasugused pettused? No tihtipeale nad käivad lainetena, ehk siis kui hakkab tulema, siis nad tulevad nagu paisu tagant, aga praegu enne jõule inimestel on kiire, kõik tahavad mingid toimingud kähku ära teha ja see tähelepanu võib-olla hajub, et võib-olla sellepärast on ka näha, et eelmine kuu need nii palju läbi läksid. Inimesed lihtsalt ei pane nii palju tähele. Ma tean, millegi pärast mul tuleb praegu pähe või tulevad pähe kõik Eesti autofirmad, kes meile heitlikult mingisuguseid liigutusi teevad ja ostjad siis samuti, et veel enne aasta lõppu need autod kätte saada ja mulle tundub, et seal võib-olla on hetkel neid ka palju, kes jälgivad mängu ja võib-olla õigel hetkel siis kellegile mõne vale arve esitavad. See võib täiesti nii olla, küll aga meie andmed, ega meile ei anta alati teada, et erinevatel põhjustel ettevõtted ei taha sellest kõva häälega rääkida, võib-olla mainekahju, mis tegelikult meie kogemusel see mainekahju on tihtipeale palju suurem siis, kui see asi ikkagi välja tuleb ja siis sa oled pigem see kinni mätsija, ütle kohe ära, et juhtus, me õppisime, oleme tulevikus targemad. Aga tõesti automüüjad, olge valvsad. Sest seal hetkel toimub ikka palju tehinguid ja võib-olla tõepoolest see tähelepanu iga tehingu ümber on väiksem kui tavaliselt. Jah, väga õige. Aga kui teatatakse, siis kuidas siin Riigi Infosüsteemi Amet appi saab tulla? Selles mõttes ma võin eeldada, et kui juba on rahast ilma jäädud, siis teil jääb üle vaid juhtumi üksikasjad välja selgitada ja need siis teistele hoiatuseks panna või mis need
toimingud järgnevad sellistele, kui te saate teada, et no nii on juhtunud? No raha meil on tõesti väga keeruline tagasi tuua, et kui see raha on juba läinud, siis pangad aitavad siin palju rohkem. Küll aga me saame aidata selgitada välja, mis juhtus, miks juhtus, nõu ja jõuga kaasas olla, et kuskile kättpidi me kellegi süsteemidesse ei lähe uurima. Selleks on meil väga palju turul ettevõtteid, kes seda aitavad teha, aga me aitame ikkagi selgitada välja ja õppida sellel ettevõttel ja vahel on vaja ka seda, et pöördutaksegi selle välismaa panga poole, et meil juhtus, kas me saame selle makse tagasi pöörata ja siis on vaja kellelgi võib-olla riigiasutuse poolt kinnitada, et jah, nii tõesti oli ja aidata siis selle poole. Ma ikkagi täpsustaksin üle, kui mõni tähelepanelik ettevõtja märkab, et tema süsteemides toimub midagi imelikku ja võib-olla, et juba ongi saabunud mingisugune arve, mis ei tundu olevat õige. Ei ole ka päris vale, kõik on hästi nagu matkitud, aga siiski midagi jääb silma, mingi kahtlus on hinges, kas ta siis ei või pöörduda teie poole näiteks, et siis teha mingisugune ekspertiis. Absoluutselt võib, jah. Sellel hetkel te võite ikkagi nii-öelda sekkuda. Jah, võib muidugi märku anda. Mida tasuks veel teha on, kui sa ikkagi paned tähele, et mõni arve on kahtlane, siis helistada sellele partnerile või kliendile üle, et ega me nagu enne, kui midagi juhtub, on väga keeruline siin sekkuda ja vaadata, et mis see oht on. Pigem küsi partnerilt üle, anna märku neile, et midagi on kahtlane. Laiemalt rääkides, me siin enne saime teada, et eks see jääbki kõik ettevõtetel selle võib-olla ka tahtmise taha, ka raha taha, aga kui hinnata kuidagi, siis kuidas jääda rahule praegu meie ettevõtete küberhügieeniga? Siin paraku tuleb ikkagi meelde viimastest aegadest ka paar väga kahetsusväärset juhtumit, kus väga delikaatsed terviseandmed on rändama läinud. No kui me vaatame üldiselt, mis küberruumis toimub, eelmine aasta meil oli neid mõjuga intsidente, kus päriselt midagi juhtus, süsteemid olid maas või keegi kaotas raha. Neid oli 3300. No nüüd me oleme käesoleval aastal, vaatame, me oleme aasta lõpuks arvatavasti 6000 peal, ehk siis pea poole rohkem. Kas teete paremat tööd või on juhtumeid tõepoolest poole rohkem? Juhtumeid on väga palju juurde tulnud. Küberruumis on vilgas elu. Meie teeme oma tööd hästi, aga juhtub rohkem ja inimesed tegelikult, kui me vaatame, meil teadlikkuse tase ei ole nii kehv. Meil on ainult circa 9% elanikkonnast, kes pole mitte midagi teinud enda kaitsmiseks. 9 ei ole suur number, aga kurjategijad arenevad ka. Ohtusid tuleb juurde. Et ettevõtetel samamoodi me näeme lihtsalt, et näiteks see sama turvanõrkuste teema, seda alahinnatakse nii kohutavalt, et lihtsalt ei paigata nii kiiresti kui vaja, ei saada aru, et meil ei ole 7 päeva enam aega oodata, vaid 1 päevaga leitakse viis seda ära kasutada. Ma saan aru, et me oleme täna rääkinud küll konkreetsemalt arvepettustest, aga kui üldistada ja mõelda, et mis on hetkel, nüüd selle aasta lõpus, 2024. aasta lõpus selline top 5 enim levinud pettused, küberpettused, siis mis need oleksid? Aasta-aastalt üle poole mõjuga intsidentidest on ikkagi õngitsused ja neid ka alahinnatakse, sest õngitsus on alusmaterjal järgmiste rünnete läbiviimiseks. Ka arvepettuse puhul see lihtlabane õngitsus, mis tundub ju, mis see siis on ju minu andmed, sisestasin, kes see mind ikka sihtmärgiks võtab, siis inimene tihti ei taju, et tema on see link oma ettevõttesse, oma töökohale. Siinkohal mul tulebki meelde, kuidas kas üks nüüd ütleme nende sarnaste kuritegudega tegelev siis Põhja prefektuuri inimene rääkis, kuidas mõnel inimesel tundub, et tal on vaja ilmtingimata selle küberkurjategijaga pikalt seletada. Et tunda ennast hästi ja kavaldada teda seal ja püüda hanitada ja teda paika panna, teadmata, et tegelikult kõik see pikk jutt on niisugune pikk andmekogumisprotsess, nii et mida rohkem ta seal seletab, seda rohkem on temast tegelikult teada. Nii et ütleme, esimene nõu on, et kui ikkagi on valel numbril vale kõne, viska toru kohe ära. Ära võtagi, aga kui sa juba oled võtnud, siis Täpselt. Jah, pane kinni samamoodi ka kõik, mis on erinevates ostumüügi keskkondades, kui saad ikka aru, et see on pettur, ära jaura edasi. Lõpeta see vestlus, pane blokeering peale ja ela edasi. Sa siin mainisite, et see inimene võib olla see nii-öelda pääs sinna ettevõtte küberruumi nii-öelda. Ma küsikski ka sellise natuke lapseliku küsimuse, et on meil palju veel neid 1234 ja QWERTY paroolidega inimesi?
kahjuks on. Neid on palju ja sama palju on neid, kes kasutavad seda 123 töömeilil, erameilil, sotsiaalmeedias, sest see üks jääb kergesti pähe. Ja selle ühega ongi nii, et kui see üks lekib, siis kõik kontod on valla. Ma proovisin küsida teilt nüüd edetabelit. Ühest me rääkisime, millised veel? Järgmised 4 oleksid sellised enam levinud petuskeemid siis, lisaks õngitsustele siis? No sealt edasi ongi õngitsusmeilid, me oleme näiteks pankade nimel näinud väga palju, mis levitatakse, õngitsus SMS-id ja ostu-müügikeskkonnad, et just vahetult enne jõule ka inimesed ostavad tegelikult väga palju erinevaid tooteid, panevad ise müüki ja eelmise nädala kahju just vaatasin, ühel eraisikul oli pea 10 000. Seal on taaskord see, et levitatakse ju õngitsuslehte, kuhu sisestatakse andmed, seal hulgas pangakaardi andmed ja lihtne on siis juba võtta. No Mustreede oli siin ju just. Ma kujutan ette, et see tegi, ma ei tea nüüd, kas teie, aga vähemalt nende asutuste telefonid punaseks küll, et seal tõenäoliselt nii mõnigi, kas ta nüüd siis ei saanud hakkama ostuga või juhtus selle ostuga midagi, aga võib-olla, et seal vahel oli ka päris palju neid, kes ikkagi reaalselt petsid, juhtisid inimesed hoopis mingisugusele kahtlasele leheküljele, mis nägi välja nagu päris ja lasid seal siis tegutseda. Jah, sellised ostupühad kurjategijatele väga helge aeg kasutatakse ära. Müüakse tooteid, mida pole olemas, luuakse selliseid veebipoode, mida pole olemas, kõik võimalikud variandid. Tööpõld on igatahes aasta lõpus tõenäoliselt nüüd selle ostuhulluse kampaania tõttu ka ees ja jõulude tõttu ka ees. Aga kell on halastamatu ning sellega tuleb tänasele Krimiraadiole ka joon alla tõmmata. Stuudios olid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Tänases saates uurisime esmalt, et millised on Ida-Virumaa politseinike suurimad väljakutsed, täpsemalt siis narkorindel, ning samuti püüdsime mõista, et kui lihtne on lihtsate või ka mitte nii lihtsate arvepettustega meie ettevõtete ning inimeste raha ja andmed kätte saada. Täname kõiki saatekülalisi ja loomulikult meie iganädalasi kuulajaid. Järgmine Krimiraadio on Kuku eetris juba järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni. Krimiraadio. Krimiraadio.